Thank you for the questions. We will now continue in Estonian, and if there are any questions after from your media, I can translate. Okay, jätkame eesti keeles, kui on küsimus, andke märku. Ma saan aru, et Karliga on siis homne otsus. Soomets on mängukeelu all, kas ülejäänud 23 meest on kõik valmis? Jah, nii ongi, et ülejäänud paistavad valmis. Täna loomulikult peame treenima, aga tuleb kerge treening, nii et Karliga selgub homme, et veel õnneks natukene on aega, aga peame olema valmis mõlemaks stsenaariumiks ja hea on see, et Matvei sai mängida, et ei pea nüüd homme olema täitsa nagu nullist valmis ja sekkus hästi, mis annab kindlasti talle ka enesekindlust, nii et oleme, ma arvan, mõlemaks stsenaariumiks, ma arvan, piisavalt hästi valmis. Mida see Moldova-Norra mängust teada said, milline see meeskond on, kellega homme vastamisi tuleb minna? Jah, midagi uut otseselt selles mõttes, ma arvan, mitte, et oleme varasemaid mänge näinud, et see mängustiil on selles mõttes suhteliselt selline jõuline, sirgjooneline, et seda me nägime, et mingid detailid jätan ka kindlasti enda teada, mida me võib-olla nägime, aga suures pildis ütleme, ma arvan, et teame, mida nagu oodata. Sa ütlesid, et tahame mängida nagu favoriidid. Mida tuleb teha, et see õnnestuks? Mida sa sellega täpsemalt silmas pead? Eelkõige võib-olla seda, et kui on olnud siin mingisugused mängud, võib-olla Aserbaidžaan võõrsil nüüd viimane mäng Iisraeliga, kus ütleme, eriti nüüd siis laupäeval, kus sellises eduseisus võib-olla hakkasime liialt varakult mõtlema selle seisu hoidmise peale, kaotsime natukene siis võib-olla sellise soovi palliga mängida natukene ära, et loomulikult siin peame vaatama, mis seisus on väljak, mis tingimused siin on, aga et me ei mängiks siis liialt ühekülgselt, ütleme niimoodi. Eelmise mängu eel ütlesid, et 3 alguse kohta on nii-öelda lahtised. Kuidas selle mängu eel on, et on sul nii-öelda pilt praeguseks juba selgem või samas on täna veel segasem seis kui eelmine kord oli? Ei segane ei ole, et nagu ma ütlesin, et peame natukene vaatama, mis tingimused veel tundma ära pärast tänast treeningut, et millist mängu võib-olla oodata, et siis saame täpsemalt paika panna, et millist tüüpi mängijaid me mõningatele positsioonidele vajame, et natukene veel on loomulikult sellist lahtist, aga suures pildis räägime Karlist ja võib-olla veel mõningatest mängijatest, et suures pildis on ma arvan paigas. Kas see väljaku kvaliteet võib olla asi, mis siis hakkab mõjutama, ma saan aru, sa vihjad nagu sellele? Ma ei tahaks üldse praegu midagi öelda, et ma vaatame ära, et vastupidi, ma ei tahaks ka liiga kergekäeliselt seda teed minna, et väljak on nii kehv ja et siin ei saa mängida, et ma vastupidi ei tahaks ka seda nagu teha. Märten, küsiks sinu käest ka, et kuidas keskkaitses Baskotsiga koostöö sinu vaate ja nurgast toimis? Ma arvan, et üldiselt oli hea, et ei näinud nagu mingisuguseid kohti, võib-olla eks alati saab paremini, aga ei näinud mingisuguseid murekohti suuri, et mõlemad nagu saime, ma arvan, kiiresti üksteisest aru ja ma arvan, koostöö sujus hästi. Praegu on koondis ju selles faasis, et ühelt poolt on vaja teha tulemusi, sest meil käivad valikmängud, aga teisalt ka mängu arendada, et Jürgen tahab oma põhimõtteid üha enam juurduda. Millised väljakutseid see olukord sulle või mängijale esitab? Et ühelt poolt on vaja mängida tulemuse peale, aga teisalt ka meeskonna mängu arendada? No eks jalgpallis on alati niimoodi, et lõpuks pigem tulemuse määrabki see, kuidas me nagu mängime, ja koondises ja igal pool klubi jalgpallis samamoodi tulemus muidugi on kõige tähtsam, aga jah, see, kuidas sa mängid, see, kuidas sa võib-olla ongi palliga mängid, kaitses mängid, väga väiksed detailid nagu loevad, et need nagu arendada samm-sammult, minna nagu edasi, mitte minna stressi, kui asjad ei õnnestu, et jah, et ütleme, mõlemad on tähtsad. Aga jah, samm-sammult ma arvan, üritame arendada, käime koosolekutel nagu asjad läbi. Selge see ei ole palju aega koondises nagu kõike läbi käia, aga ma arvan, et
see hoiak, mis ma arvan praegu treeneritelt on nagu tulnud, et kuidas, mis asju nad näevad ja kuidas need meieni toovad, et ma arvan, et see on olnud hea. Kas on veel küsimusi? Iisraeli mängu juurde korraks, Märten sulle, et seal oli näha, et kohe kui Iisrael oli 2-1, siis tegelikult mängu ilme tohutult muutus. Okei, ühtepidi ka vastane hakkas tegema mingeid asju teisiti, aga tegelikult ka meie meeskond ju hakkas tegema kohe asju teisiti. Et miks see jalgpallimängus niimoodi juhtub? Et miks te ei saanud enne 2-1 juba niimoodi mängida? No eks spordis momentumid loevad, ütleme ka, ja võib-olla jah, et 1-1 oli võõrsil mäng, tundus meile nagu selline, oli selge, et Iisrael tahab nagu palli hoida, tahavad tulla suure survega peale ja me nagu võib-olla jäime siis selle peale ühte sellele mänguplaanile kindlaks ja tahtsime, ütleme, võib-olla siis mängu iseloomu poolest ka kontrarünnakutega rohkem naelata ja sirgjoonelisemalt. Muidugi kui üritasime mängida, kui nagu ruume oli, aga ma arvan jah, et ütleme ühe pealt seal võib-olla hurraaga kõrge pressi minna ja kaotada oma selle struktuuri ära, see ei oleks olnud nagu mõistlik, et muidugi jah, mingid asjad võib-olla jah, teisel poolel ei õnnestunud nii hästi, aga lõpuks jah, ütleme, tuli palju kaitsta, tuli palju nagu sellele rõhku panna. Üritasime nagu jah, et mitte rohkem lasta lüüa, ise nõelata ja et proovida võita, aga jah, see iseloom, selge see, et meil oli pärast 2-1 väravat vaja ja kahjuks läks nii. Jürgen, natukene sama küsimus sulle, kas sa väljaku äärest on võimalik kuidagi seda olukorda muuta? Väga keeruline, et ma arvan, et seda näete igal pool jalgpallis, et see ühe inimese psühholoogia on juba keeruline nagu mõjutada, et siis mis veel 11 mängija, et seda näete igal pool jalgpallis, kus see, nagu Märten ütles, selline momentum inglis keeles või see hoog nii palju mõjutab, et ühelt poolt oli Iisrael siis peale seda 1-0 peale 1-1 ajal, kes nagu pidi ja siis pärast seda 2-1 olime kuidagi meie need, kes pidid ja see tihtipeale ka seda pilti seal väljakul siis suunab, et seda ma arvan, et näeb igal pool jalgpallis ja eks sellele otsivad kõik treenerid nagu vastuseid, et kuidas siis ütleme siis meeskond suudaks mängida oma mängu 90 minutit niimoodi, et võimalikult vähe meeskond, ütleme, mõtleks võib-olla sellele seisule, tablool seisule kuskil tabelis ja nii edasi, et see ongi väga selline keeruline väljakutse kõikidele, ma arvan, treeneritele, ja sellest ka me meeskonnaga natukene rääkisime, et eeldasime, et teisel poolajal Iisrael, kuna nad kindlasti, ma usun, ei olnud rahul oma selle poolaega, et nad midagi muudavad, peavad rohkem ründama, et elame selle esimesed 10-15 minutit üle, mida me ka sisuliselt, ma arvan, küll pisikuse õnnega suutsime, aga pärast seda oleks soovinud ise ka ikkagi palliga rohkem mängida, et pall oleks ees püsinud rohkem, mida me esimesel poolajal suutsime, et selles mõttes kahetised, nagu Märten ütles, et väga rahul sellega, kuidas meeskond kaitses hingestatult, et meile peab olema raske väravat lüüa, aga peame ka veel sinna selle teise poole juurde panema, et mida me õnneks vähemalt siis suutsime, kui meil seda nagu väravat oli vaja, et isegi vähemuses leidsime mingisuguse sellisene hergia ja hoo, et nüüd peame seda tegema siis ka nendel momentidel, kus me siis näiliselt nagu ei vaja, ütleme niimoodi. Kas homses mängus näiteks 1-1 või 0-0 on selline seis, kus Eestil on vaja väravat? Ja ma usun küll, et me tahame ikkagi väravat lüüa, aga nagu ma ütlesin, siis me üritame sellele mitte mõelda. Et me üritame rõhuda oma mängu kvaliteedile, oma mängule, et mitte siis ühte või teist seisu liialt hoidma jääda, et nii nagu sa ka siin ühes küsimus ütlesid, et peame leidma selle hea tasakaalu mängu arendamise, mängimise ja tulemuse vahel, et peame oskama nagu mõlemat teha. Mis sa veel Moldova kohta ütleksid, et kust nemad nii-öelda nagu meie silmis haavatavad on, et millel meie peaksime rõhku panema omas mängus? Ma tahaks öelda, aga siis nad saavad ka teada. Jah.
Kui te olete meie poolt, siis ma ei ütle, siis teeme nii. Aga aitäh küsimuste eest. Thank you for the questions. Aitäh. Thank you.